okei. Tere! See on järgmine video. Nüüd see on väike selline update, et see teine hooaeg sellest Minecraftist tuleb välja, aga see ei ole teine hooaeg isegi, see on vist, see on esimene hooaeg tegelikult, see hakkab uuesti, ma eriti ei spoilida, mis seal võib juhtuda, aga see on nüüd koht, kus ma peaks ühte kohta spoilima, et nagu te rohkem võib-olla aru saaksite, aga ma ei tee seda. Igastahes järjest need hooajad lähevad ägedamaks, uusi asju hakkab tulema ja selline update on ka veel, et mul tuli plaan teha ühte uut karakterit, kellele ma ei ole veel nime andnud, aga ma näitan kunagi teile, milline ta välja näeb. Ma mõtlesin teha tema Minecrafti karakterina ka, nagu Herman Smith on, aga mind te võite lihtsalt kutsuda Hermaniks. Igastahes mina olen siis tegija. Mina olen see, kes on need karakterid teinud. Nüüd selline update oli ka, et ma ei võta rohkem aega. Kõige alguses võtsin aega, siis ma räägin, ma ei tea, kas need videod on väljas. Ma olen teinud mitmeid videoist, ma ei ole vist välja pannud, ma ei tea, kas ma panen need välja ka veel. Aga võib-olla ma mingis teises videos ka rääkinud. Igastahes ma hakkan üles laadima videosid telefonis, sellepärast et telefonis on kergem, seal pole watermarki, seal pole selliseid asjusid. Nüüd vaata, mu suu on kuiv, ma lähen käin korraks ära, ma lähen võtan vett. Okei. Tere, mina olen Hermani uus tegelane, keda ta ei ole veel näitanud, aga ma ei tea, et ta vist tegi siin videot või midagi. Okei. See on huvitav. Igastahes mina olen see uus karakter. Ta ei ole vist ühest asjast rääkinud veel, millest ma ka vist praegu ei räägi, kui tema ei räägi praegu. See on huvitav. Ma kuulsin, et ta teeb mind Minecrafti karakterina. Muidugi ma saaksin kuulda teda igal pool, kus tema on. Ma tean, kus tema on. Aga lihtsalt see on sellepärast, et me kõik oleme nagu ühendatud. Sellepärast, et tema on see tegija. Aga see asi, millest ma ei räägi praegu, oli nagu
see on jõudusunenäoga seotud. Las ma panen ära korraks need. Kus ma siia tagasi sain? Ma olen alles seal klassiga. Jaa, ma tahtsin vist neid uusi prille ka näidata. Oota, mul pole prille. See nime ikka. Aga ma tahtsin seda ka näidata, mis mul siin on. Ma ei tea, see kaamera püsib ilma selleta. Ma panen siia alla, et see seisaks. Ja ma loodan väga, et see ei kuku. Tagasi. Mul on hea välja või? Okei. Ma ei ole söönud eriti midagi, kõht on veits tühi. Igastahes ma olen tagasi. Herman Smith olen mina. Ja ma mõtlesin teile täna teha ühte mängu veel mängida. See nimi on Phasmophobia. Selline veits õudne kummituse mäng. Ma arvan, paljud teist teavad seda, see on päris populaarne praegusel ajal, aga ma mõtlesin seda mängida. Päris huvitav, mida ma siin praegu teen. Mul oli plaan teha sellist videot. Igastahes ma olen kuulnud mingisest uuest karakterist, mida Herman, teine Herman, kes tegi minu. Huvitav, et ta pani mulle, seal oligi, et ta pani mulle sama nime nagu tal, sellepärast, et mina olen see esimene karakter, see originaalne, kelle ta tegi. Igastahes ja ta teeb uut karakterit, ma olen kuulnud sellest, päris huvitav. Nüüd ma räägin veits ühest asjast, mis on vahepeal juhtunud. Ma ükskord nägin ühte hirmsat unenägu, kus kõik oli pime, aga mida ma kõrval nägin, oli see nagu teine Herman on kirjeldanud kuidas ta välja näeb, tal on prillid, värgid, siis ma olin nagu okei. Ja siis ma nägin pimeduses ühte teist karakterit. Ja ma ei ole ühest teisest karakterist kuulnud, keda on teinud. Ma olin seal. Herman oli nagu meie keskel, nagu see teise karakteri ja minu vahel keskel. Ja ma nägin pimeduses, et Herman oli hirmunud veits. Võib-olla, ma ei tea, võib-olla tema on vahepeal näinud teda.
aga ta veits nagu klitsis, ta nagu vahepeal läks siis kolmeks inimeseks ja siis vahepeal nagu klitsis ja selliseid värke juhtus. aga ma ei tea. see oli suht hirmus. Pärast seda mina ärkasin üles ja siis see uus karakter ärkas üles valges ruumis, kus oli selline suur ekraan ja me nägime, ma arvan, seal seda Hermanni vaatepilti, kuidas ta ärkas üles. nii et jaa. eks mul oli seal ka aeg ja nägime ta vaatepilti. see oli suht imelik, ma ei saa aru. ma arvan, et ma käin ära. mul on kõht tühine, nii et ma arvan, et midagi. ma lähen otsin midagi. ma olen tagasi. mul võttis veits kaua aega, seepärast et ma võtsin endale süüa. aga jaa. ma ei tea, kas midagi eriti mul on rääkida. jaa, pärast seda videot peaks tulema järgmine mingi video. on siis Phasmophobia ja te näete mu karakterit seal siis mängimas. tegelikult näete mu karakterit põhimõtteliselt igas kohas, kus ma mängin Pandamäe. see ei ole tegelikult see peapael. see on tegelikult tavaline sall. ma lihtsalt kasutan seda selle jaoks, sest et see siin mõte, kui ma ükskord nagu tahtsin võtta, siis ma nagu, see on hea mõte, saaks kasutada seda peapaelaks. et jah. ma arvan, et mul pole midagi eriti. ma mõtlen, et see on järel. vale pult. niimoodi. okei, see. et jah. ja ma arvan, et see on video lõpp mulle praegu. ma arvan, näeme siis järgmisel korral, kus ma räägin update idest ja värkidest.
nii et jaa, näeme teid järgmisel korral. okei. okei, pean tegema järgmise. mina ei pea, tema ei pea. video tuleb pärast. ja videosi hakkab nüüd palju kiiremini välja tulema. mitte eriti kiiresti ja eriti septembritel, detsembritel, mitte eriti jaanuaris, mais. kõige rohkem hakkab videosi välja tulema jälle järgmisel suvel. võib-olla ma hakkan järgmisel suvel järgmist videot välja niimoodi, et las ma tõkata. ja hakkab järgmisel suvel hakkab pihta siis selle Minecrafti videotega. ma arvan, et järgmisel suvel juba hakkab Minecrafti videotega ja lõpeb Minecrafti keskel on nagu minu gameplay'd, kus siis ma mängin igasuguseid mänge, igasuguseid, mida te küsite, igasuguseid mänge, mida ma tahan mängida. kas olete kuulnud sellist mängust nagu FNAF? ja ma olin selle mängu suur fänn. tegelikult ma räägin praegu tegelikult selle teise Hermanni Kreiteri eest tähendab. põhimõtteliselt tema ees ka
ei tea, ma räägin praegu tema eest. mina olin selle FNAF-i ehk siis Five Nights at Freddy's fänn juba 6 või 5 aastaselt. mu esimene Youtuber oli Markiplier. ja teine oli Jacksepticeye ning kolmas oli PewDiePie. Need ma sain juba esimese trio kokku. ja pärast seda ma hakkasin vaatama muid Youtubereid. ma olin suht väiksena juba sellise õudsete filmide ja õudsete mängude fänn. mulle meeldis Slenderman kunagi ammu. Slenderman on kindlasti juba välja surnud, paljud inimesed võib-olla, kes nendel aegadel on sündinud, kindlasti ei tea enam, kes Slenderman on. alles siis, kui nad leiavad, kes see on. aidake mind. ma arvan, et see on kõik. head aega. Herman Smith out.